Ja läksime, see taliturniiri kohtumine Levadia ja Unitedi vahel on läinud käima. Saab ka tegelikult siin ääre-taskutesse rohkem vajuda, aga Coteau läks jäädalt läbi, nüüd Roosnop lükkab veel ääre peale selle palli. Kas Salistel tekib senderduse koht, tekib küll, aga mehi on liiga palju seal, just need punastes särkides mehi seal kastis liiga palju ees, tuleb teisest lainest löök ja see pall lõpetab väravas. Ja Levadia läheb seda mängu juba teisel minutil juhtima, umbes 100 sekundit mängitud. Näeme siit, tulisid see Saliste senderdus, mille siis United klaaris ja tundub jah, et selle teises laines ei olnud Unitedil piisav. Japanane paneb selle palli mängu. Selline jah, mingisugune selge plaan seal ülesehituses. Aga kiirelt kaotab United palli ja siit laguselt rohkem kui kvaliteetsed. Jällegi Levadia ründamas. Skvortsov läbi seal löögile ikka läheb ja tundub seal, käib see pall kuidagi värava raamides ära. Liigutused, mis ta tegi, olid kõik väga säravad. Aga eelmisel hooajal tegelikult ei saanud palju mängida vigastuse tõttu. Sai siin sügisel vaikselt tagasi, aga tõesti terve selle kummima perioodi pidi vahele jätma, et seal suvekuud kõik vahel jättis, kaasa arvatud siis ka euromängud, kui siin lööb Levadia ka oma teise värava ja Bakar Tambedu justkui siin nii lihtne tundus see värav olevat, ei olnud tal kedagi ees, pall lüügiks ette ja just värava keskele ka lendas see pall. Et kas siis Lagus väga hästi ei näinud seda löögilendu, aga saab Levadia siin täna teist korda teineteisele patsu lüüa. Ja Otto jällegi minemas ja Otto tõesti võib mõelda, et mida see Levadia võinuks eelmisel hooajal teha, kui Otto oleks püsinud ka täiesti terve, et tema selline X-faktoriga mängija on. Aga tuleb penalti ja sealt kiiruse pealt tundub Saliste vastu. On palli taga ja võimalus viia Levadia kindlamalt ette ja Lagus tõrjub selle palli. Aga samas nüüd on natukene paremini hakkama saadud, aga see Levadia ründetorm ikkagi püsib. Pall kasti ja sealt tuleb pealöök, aga tema tagant hüppab Saliste välja. Sambe läheb löögile, pall käib latis ära. Teda nii-öelda aitab või kuidas see tema arengule, millise uue käigu annab eemalt Ottoolt suurepärane löök jällegi. Ja su teeb nüüd hästi tagasi tööd, aga ei ole siin lihtne. Sašin paneb senderduse tööle, takerdub see kaitseaisse. Levadia jällegi teistpidi hästi. Et siis võib seal Sohovaikod või Hubert Liivad ja teisedki saada rohkem oma võimalusi. Aga meil on alles esimene taliturniiri mängija ja eks need komplekteerimised veel kestavad ja teevad. Endel Ainsalu ja Sašin olemas, nüüd on kohe ühe puutega võimalus sööta, Lehtmets olemas, Lehtmets lööb ja tõesti saab seal, et tõesti ma arvan, päris kõva on selliste kaptenit oma meeskonnas omad ja Paides oli ta ka ju pikaaegne kapten. Tiitega katse. Nüüd mõlemale poole natukene söödupraaki. Palu, keskpealele tulnud mees viimaseks pooltunniks. Vusu. Taas ja seal peenelt ja lõpuks on Zakarjuka vahel, tuleb sealt lõpuks löök ka. Tagasi söötu ei tabanud palli hästi ja Ruus jõudis seda palli päästma sinna. Nüüd oleks hea, aga ongi hea Apis Unitedi poole pealt. Ise ehitab Levadia endale selle värava. Ei saa korraks tagasi sööduga hakkama. Ja siis nurgalöögist Nõmme United viib selle kaotusseisu minimaalseks ja mängida umbes 20 minutit. Ikka käsi püsti seal. Nüüd on pall teel, läheb ära peale, Ruus saab käe vahele. Lehtmets ka juures, lööb palli natukene eemale minema. Granberg ja uus tõste. Duelli peale sinna. Eemalt löök, Ruusilt tõrje ja seal on Chanda juures ja lööb selle palli võrku. Ja 75. minutil Nõmme United viigistab selle mänguseisu ja on seda teist poolaega siis võitmas.
Palule. Aga no siis on jah jällegi neid mängijaid sealt liiga palju ligi. Vendel. Läheb Sakarjukasid löögile, ei Lehtmets ja suudab Pürg lähedalt selle palli ikkagi tõrjuda. Vusu keerab hästi sealt kaitsjate pealt maha ja lööb ja see pall lendab sealt võrku, lendab küll põrkega tagasi, aga Vusu 82. minutil viib Nõmme Unitedi 3-2 peale. Ja no treeningmäng treeningmänguks, aga Nõmme United on teinud päris kihvti tagasituleku selles mängus. Natukene mingisugust tantsumoodi asju ka, aga siit Nõmme Unitedil võimalus ja tuleb ära siin 88. minutil. Suurepärane sööt Rico Palult värava ette ja Kevin Mätas peab seal lihtsalt selle palli võrku paigutama. Oli värav tühjaks jäänud, sellepärast et Ruus oli sinna Palule ette astunud, ennast läinud suureks tegema ja siis jah, oli vaja teha nii, et jalg läheks kinni. Ainsalu tuleb terav sööt ja tal Palts teeb piisavalt hästi, et ei saanud Sakarjuka seda palli kätte. Ja sellega on see mäng siin lõppenud ka. Kriso Tohver puhub lõpuvile ja tõesti võtab Nõmme United sellest mängust 4-2 võidu.